Elame siin soojal maal ja hästi ilusad soojad ilmad on, siis otsustasime tulla seda ilusat ilma nautima siseruumidesse, ehk siis järjekordne, no tegelikult ei ole järjekordne päev muuseumites, me ei ole veel kordagi muuseumis käinud. Ja, esimene on mootorimuuseum. Jej, ma loodan, et see on mulle ka põnev. On ikka. Aga peale seda tegelikult tahaks minna sinna... Traktorimuuseumisse? Ei, akvaariumimuuseumisse. Traktorimuuseum on siis samas üle teena. Vaatame, kui see mootorimuuseum on minu jaoks piisavalt põnev, siis võib-olla võime minna ka traktorimuuseumisse. Istmed võiks olla tänapäeva autodel ka ikka, noh. Etsid oma unistuste auto või? Ei, no unistuste istme. See on nii pehme ka. Nagu vedrustus ka. Tere, härra. Tere. Kas viite sõidule? Ma viiks, aga ma ei tea, kuidas siit välja saab. No tagurtad läbi selle klaasi sealt ja kogu muus, noh. Põgenen. Vast jääb auto terveks. No. 1970, ma mõtlesin, et see vanem isegi. Siis ei olegi väga vana. Historik. Võt siukseid pille tahaks näha ja katsuda. Siim on teisel pool. Need on täiega nice. See on mingi terve see sein. Kõik need mudelautod on mingi ühe venna kollektsioon. The Roger Bryan Collection. Mõtle. Kes see viitsib? Mul ei ole küll kunagi olnud midagi sellist, et tahaks koguda midagi. Ja siis siin mingi vend kogub siuksed autosid. Kus sellised saab üldse? Kas mingi lambist mängu asja poes kunagi sai või? Mingi joo, tahaks endale sellist jeepi näiteks või ma ei tea, sellist Rolls Royce'i. Ma ei tea, jah. Väga huvitav, väga huvitav. Aga täiega põnev vaadata tegelikult. Läbi aegade siin kõik olnud on ja very nice. Mängus Wise Cities. Seal taga on mingid väikeste laste autod. Jah. Coolio. Vaat seda autot. St. John Ambulance. Siuke kiirabi auto siis. Sinna taha ei näegi või? Tahaks sisse ka piiluda, kuidas, kuhu ja sealt kuidas. Sealt tagant läheb. Läheb. Tee küll, sealt vist saab. Nice, nice. Mis aasta see on? 1917. Ford. No, otsile. Otsile nalja. Põhja-Jaan. Mis Põhja-Jaan? Püha-Jaan. St. John. Ja. Vahi. Look and admire, but please don't touch. See on küll kõva mini. Mini siuke või? Mida asja? No see on ekstra mini. Jah. Potke. Raisk. Tuletõrje auto. Jah. See on veepump. Veepump. Jah, mootori külge läheb. Ja. Otse ventvelli külge veepump. No kihvt. Very cool, very cool. Esimene BMW-tsikkel või? Ma ei tea, ma ei usu. Võib-olla on ka? Tsikli-fännid oskavad öelda. Ma ei viitsi lugeda seda. See oli BMW teine tsikkel peale teist maailmasõda. See oli kirjas. BMW teine tsikkel peale teist maailmasõda. Jah. No vot, sul on välja. Ma ei viitsi lugeda neid pikki tekste. Ma ka kõike ei viitsi läbi lugeda.
Harley Davidson. Teeme teile siin siukse tuuri praegu, et ei peagi ise vaatama olema. Mis see on? See on gaasiseade. Põletati sütt. Põhimõtteliselt pandi kõigepealt bensu pealt auto käima või no mootor. Siis aeti süsi kuumaks ja siis võeti bensuküte tagant ära ja sellest söest tuli gaasi. Ja siis selle gaasiga põhimõtteliselt 60% auto võimsusest säilis, aga see oli odav, siis kütsi väga ei olnud. Normaalne. See kiirabiauto on küll väga prosta. Okei, see on 1917 aasta oma ka, aga. Noh, mis sa saada tahad? Vaata kui väike see tagu on. Ma mõtlengi nagu, mingi mini-inimesed mahtusid sinna sisse. Ma ei tea. Siin on see järgmine generatsioon. Mingi 1980 või mis iganes. Kuule, see on küll natuke kaua siin olnud juba. Aga see on juba täitsa arenenud auto, kiirabiauto. Siukse pilliga sõidaks küll. Mitte väga kiiresti ja mitte väga kaugele lihtsalt. Noh, aga mõtle linna vahel niimoodi tuuritad, chillid niimoodi. Mis asi see keskel on? Selleks keerad ju, see on rool. Ma mõtlesingi, et kas see on rool. Nojah. Vaat seda, siin on elektriauto. Elektriauto? Jah. Esimene elektriauto või? Ma ei usu. Kuna tehti esimene elektriauto, kes teab? Kes on tark? See on mingi limusiinilaadne või? Ma ei tea. Nii suur. See on Rolls Royce'iga tahes. See on auruvedur, noh. Auruvedur? No aurumootoriga. Stanley Steamer. Jah, mis asi see veel on? See on raam, mingi autoraam. Selliste rehvidega ringi sõidad. Auto ei tohi üldse kaaludagi põhimõtteliselt. No, see on off-roadi rehv. Ei, tegelikult ei ole. Kummi asemel. Jah. V12, never mind. Varuratas on ägeda koha peal. Jah. Osa disainist. V12. Need pillid seal poolest pöördest käivad. Toyota. See auto siin ja too auto seal on käsitsi ehitatud. Ühe sama venna poolt. Selle venna poolt. Ei, see on muidu... Vabandust, issand jumal. Jah, ma juba nägin. Ühesõnaga mingi... Näed, siin on ehitusprotsessist ka pilte. Jaagori sillad on all. Kere on ikka käsitsi tehtud. Normaalne. 15 autot kokku ehitanud käsitsi. 15 autot? Kas kõik need autod siin on siis tema ehitatud? Ma ei tea, ma ei ole sinnapoole kõndinud. Katuseluuk on minu arust päris äge. Teiselt poolt käib ka lahti või? Ikka ma arvan, jah. Käib, jah. Terviseks. Jah, tervis. See ka on tema ehitatud. No võt, ma mõtlesingi, et siis on äkki kõik need tema ehitatud, mis siin on. Väga hull. Kas ta terve elu ainult ehitaski autosid või? Mida? Ei, need teised ei ole. Ütles, et siin on päris autod. Need, mis seal olid. Ma olen liiga vanad. Aga need ongi põnevam vaadata ja need on mingi... Ei, aga need on ikka... Tänapäevasemad autod juba. Ei, no need ei ole tänapäevasemad. Need on vanad autod. No jaa, hästi.
need on ägedad ka ikka. Nendega vaadata on äge. Nendega nüüd sõita ka. No kus sa tead, äkki nendega on ka äge sõita, sa pole sõitnud? No, korra ikka. Oleks äge. No vot. Ok, ma nõustun sinuga, tegelikult need on ägedad pillid. Ilmselgelt. Siin läheb veel ägedamaks. Ma ei teagi. Vana aja E36 on muuseumisse ära sattunud. Ma olen E36 nii palju elu jooksul näinud, et see küll nüüd midagi. Ei no see ei ole hea, aga näed, ta on muuseumis. Ta on juba nii vana auto, et ta on muuseumis. Minu arust ta pole midagi väga muuseumi väärt. Näed, see on ju äge pill, on ju. No. Lambi E36, noh. Sorry kõik Bemmi. Vaata, me jõuame sinna E36-ni alles. Järjekordne käsitsi ehitatud pill. Ilus läigib. Cool. Meil on kapi peal siuke volks ju. Jah. Või noh, tähendab, kodus oli kapi peal praegu anda kuskil kohvris. See on küll äge. See on vana aja. Mis see on? Sa ütlesid, et see on, mis see on? See on R33 Skyline. Olgu. Jaapani värk. Nissan. Olgu. See on mingi äge pill siis või? Jaa. Aga ta ei ole väga muuseumi konditsioonis, ma ütleks. Mis mõttes? Noh. See on võib-olla originaal konditsioonis täitsa. Igav. Tuunide vahel. No vot, ma räägin, minu arust on ka lamp. No. E36. Aga mis on seal? Mis seal tehtud on? See on küll väga huvitav. See on rida koos kahetaktiline kompressoriga mootor. Wow. What? Ma loodan, et mu hääles on kuulda, kui põnevil ma olen. Jah, kui palju sa sellest aru said? Nagu what? Kahetaktiline ka veel. See on nagu eriti äge. Vaata, mina olen naine, on ju. Mina vaatan autosid, sest et nad näevad lahedad välja. Aga tavaline mingi temmarna. Oota, palju? Ja see on 120 kilovatti ainult. Mis pask see on? Lahja pilga veel lisaks kõigele. Mingi hullt äge mootor ja siis nii vähe power. Lahe. Noh, see on juba näeb lahedam BEM välja välimuse poolest. Siuke mootor Žigulile peale panna. Miks see hea mootor on? Mitte, et ma aru saaks, aga... No see on oma aja Duratec. See on vabalt hingav 2 liitri, nagu Rallycrossi Touring Cari mootor, noh. Siuke lahe. No mis see on? See on mingi imelik. See on race car. Väeb veits välja nagu mingi... See, kohe ütlen. Need, mis taevasse lähevad, noh. Kosmose mingisugune. Jah. Kosmose rallikaar. Marsi peal. Marsiliikur. Jah, see on ringrajaliikur. Naljakas. Le Mans. Kas need on nagu rallycrossi mingid laadsed asjad või? Ei, nendega sõidetakse mingi seda nagu hipodroomi peal. Nagu vaata on, et NASCARi rajad on ju, aga kruusa peal sõidetakse siukeste pillidega. Ta minu jaoks tundub nagu väärastunud rallycrossi mingisugune pill. No, Okei, mitte väärastunud. Suht ongi. Kahtlane, jah. Kui oled kunagi unistanud näha, mis on istme sees, siis huvitav auto tõepoolest, kus on igasugused erinevad läbilõiked tehtud ja näed, kuidas mis millegi all välja näeb. Ja siis isegi ratta sisse saab näha. Annab läbi lõigata seda. Keegi on hästi vaeva näinud. 1, 2, politsei. Tuled vajaks poleerimist. Maruudused. Veits. Meie poleerisime enda Subarul ära tuled. Jah, palju parem on. Nüüd on nagu tutikas.
näppida, kas võib näppida? No näpis. Tegelikult täiega lahe, et siin on välja toodud mingid siuksed tööriistad ja asjad ka. Kuidas see tundub see? Niimoodi peegel on siin ihvu ja. Mis peegel? Näed siin. See nagu, siin on pastakas, vaata. Ja kui ta tasakaalust väljas on, siis ta teeb niimoodi jõnksu. Siis ei pea nagu vahtima sinna, vaid saab peeglist vaadata. Okei. No nägid? Kurat. Veepink või? Ei, puurpink. Või tähendab, noh, jah. Kas läheb nagu töökoda või? Jou. Nüüd see vend on nii nagu pervopilguga. Ta on nagu hello there. Lõhnab nagu garaaž küll, aga elu on puudu. Mis need on? Kas need on siis... Lihtsalt need sinna? Jah. Need ongi küünlad. Need ongi küünlad, jah. Siis ma mõtlesin, et kas ma... Need ma tundsin ära. Jah. Ma siin natuke veel aega sinuga koos veetan garaažis, siis oskan ka autot parandada juba. No ütle nüüd, noh. Ütle nüüd, noh. Vops, et tungid või? Kurat. Siin ei ole vaja Delfrit, kes on nii väike mootor, et võtad kinni ja tõstad välja. Ei no muidugi jõujumm. Lihtsalt käsitsi võtad ja tõstad. Kunagi ühe Toyota mootori vahetuse tegin ära, siis ma võisin vana mootori, võtsin sülle, viisin välja. Ei no muidugi. Emeksi unnikusse. Ei no muidugi. Millest me räägime? Milline tugev mees. Jah, see oli väike mootor. Mis asi? See on see mingi Varga see... Jah. Vanades oli hästi palju siukseid. Siin ei ole väga näinud. Vanades oli vanadel autodel põhimõtteliselt kõigil olid need peal. Et varastada ei saaks. Vanadel autodel? Jah. No uuematel on immod ja signad ja kuradi roolilukud ja kõiksugust muud asjad. Vanadel autodel ei ole neid. Ma arvasin, et see ei ole seotud vanusega. Ma arvasin, et see käibki nii vist. Ei. Need on manualid. Näed, Toyota Hiluxi repair manual. Mida värki? Saime vaadatud ja õnneks ei lähe traktorimuuseumisse. Sest et see Siim arvas, et see on ilmselt väga uue tegevus. No pooled on siin väljas ja ilm on suht selline, et ega me ei tahaks õueda. Juba tuleb padukas. Tegelikult tahtsin hästi kiiruga näidata. Siin on vist kõik võimalikud liiklusmärgid, mis üldse olemas on Austraalias, mida me näinud oleme. No põhimõtteliselt. Ja väga rohkem midagi vist ei olegi. Väga ei ole, jah. Siin ei ole üldse liiklusmärke nagu. Ei ole, jah. Sõida sinna nii taha. Jah. Sellepärast siin kaos ongi, noh. Padukas. Siin need padukad tulevad nagu, või noh, üldse vihmad tulevad lihtsalt ja läheb ära ja läheb ära. Kiiresti muutub, jah. Ja jah, nii ongi. No vahepeal oli, kuna see oli eile oli vist, jah. Näiteks ilm siuke, et hommikul oli täiesti ilus ilm nagu. Räigelt päike paistis ja kõik. Siis lambist järsku räigelt sajab, mingi torm, tuul, kõik jutud. No. Ja siis ja jälle ilus päikeline ilm. Ja nagu need vihmad on ka siin ikkagi täitsa teistmoodi. Nagu see korralikult kallab. Nagu ikka kallab niimoodi, et nagu noh. Las kallab. Ikka nagu täiega. See on mingi krabiline. Oih, sorry. Ma ei tea, need on mingid elukad. Väga jube elukas. Jah, mõtle ujud rahulikult ja siis siuke vend lihtsalt tuleb, teeb sulle kramps. No ega ta ei tee kramps. Näeb rõve välja. Jaa. Nagu veealune ämblik. Väga lahe. Oled sa kunagi nii suuri millimalikaid näinud või? Ei ole. Neid üleval seal.
Neid vendasid seal all. Nad on nagu kivikuju. tahaks öelda nagu 8 jalga, aga lihtsalt see 8 jalga on tal suu asemel. suurem vend. No what I mean. Need on väga huvitavad ollused. Siim. Ta läks edasi. Aga minu arust, ega putukate seas on ju ka need imelikud putukad, kes näevad välja nagu oksad ja siis vee all on ka siuksed mereloomad, kes näevad välja nagu vetikad. See on nagu jõehobu. Mis on jõehobu? Saate aru küll, et hobused, kes seal vee all elavad, aga lihtsalt need on veits nagu vetikalaadsed. Kas see on seesama kala, kes oli selles Kalapoeg Neemos, kes unustas ära kõik? Ei ole. Siin olek täiega meenutab mulle Kalapoja Neemo. Need on ussid. Nagu ussid, tähendab. Maigutavad siin suid. Aga igal juhul jah, see meenutab mulle seda Kalapoeg Neemo mingit osa, kus nad läksid päästma. Mis on terve see film? Nevermind. Ühesõnaga. Kanadus, kui lapsehoidja olin, siis me vaatasime seda Kalapoeg Neemo mutikat 100 korda lihtsalt. Siin on üks soolase vee krokodill. Ja siin on ka pisike minivariant. See on täitsa nunnukas ju. Vaat seal on vees kõik. Sülitas just vett välja. See pani hooga vastu klaasi. Otsa tipukene. Elis katsub hai kala kohe. Tõmba käisid üles ikka, jah? See on nüüd krabe või nagu... Mida? Nagu liiva katsuks. Tahad ka... Kuidas on? Siuke veider, jah? On ju siuke nagu kare. Ma eeldasin, et ta on nagu sile. This is a little bamboo shark. So they mostly stay on the bottom. It's the same species that you might see in the touch pool outside. And they're one of the coolest species of sharks. They're one of the only ones that can walk on land. They use their strong pectoral fins to move over. Individual. This is Naya. She's a female. And then we have, this is Goldilocks, our medium-sized female. And they all came at once. This is Penny. Hello, Penny. A little bit of a front flipper missing. She was a rescue turtle, but she's been here a while now. She's nearly 30 years old. Did you see the front lip flipper? She might not be coming up to breathe, so I'm just going to move out her way. Järjekordne. See sama. No mitte päris sama vist. Ja, käisime just selles sama koha vee peal ujumas seal üleval paadiga. Ja siis seesama kilpkond, ilmselt oli seesama tuli õhku hingama. Nägime seda lähemalt. See on mingi, ma ei teagi, miks haigalast ja sellest, kes... Tuleb. Nice nägu. See vend on päris suur. Jah. Labida pea. Any shovel head. Ma arvan, terav nina. On jah? No, labidal on ka terav nina. Oled labidast. Jaa. Mis see kurat? Kes need on? Seal on hai kala, vaata. Ujub hästi kiiresti. Päris pisike. Siin on mingi terve kari.
haikala tee ainult suu lahti ja võtteis. No nendel haikaladel, kes siin elavad, nendel ei ole, või noh, tähendab, nad ei söö. No nad söövad väikseid kalasid, nii väiksemaid kõvasti ka need, siis neil ei käi suu lahti. Haikala incoming. Stingray ka siinsamas. Stingray jah. Haikala, hambaid. See sama kala on ikka tal suur. Kas on ta mingi beebi seal või? Ma ei tea, äkki on beebi jah. Ei tea jah. See on see suur. Seal üleval, kui paadiga sõitmas käisime, siis giid rääkis, et see liik, ma ei tea, kas see liik, ilmselt see liik, ühesõnaga ema sünnitab või noh, tal on kõhus, on 4 poega. 8. 4. Ei, 8 minu arust. 4 poega. Ja siis, mis sa arvad, mis see kala? Ei, see on ilmselt... Ei, see on ikka mingi teine kala, see ei ole haikala. Ta just chillib seda üle. See on sõber. Ühesõnaga, minu jutu point oli see, et tal on 4 poega ja siis appi aita mind, mul aju ei tööta. No 8 tegelikult, aga olgu 8. Minu arust oli 4. Minu arust oli 8. No vahet ei ole 4 või 8, aga ühesõnaga. Nad söövad üksteist tema kõhus ära ja üks nendest jääb ellu. Ehk siis need, kes siin ujuvad, on võitjad kõik. Ja, ehk siis ema kõhus nad söövad teineteist. Ja minu arust selle sama liigi kohta ütles see giid seda ka, et ainult nendel haikaladel on võime lihtsalt koha peal püsida. Ehk siis neil on mingisugune õhumull, kui nad käivad vahepeal õhku hingamas või midagi. Ei, no nagu... Ja siis nad lihtsalt saavad niimoodi liikumatult chillida ja puhata. Ja see ongi ainult... Muidu vajuvad põhja tavaliselt. See sul ütlemata. Aha, no see detail võib-olla ei kuulnud. Muidu kui tavaliselt teised need haid, kui nad ei liigu, siis nad lähevad põhja lihtsalt. Jah, see lihtsalt chillib. Nii väiksed hambad. Also, mitu hammast neil aastas välja kukkus? Ma ei tea, väga 32 000 või midagi sellist. 30 000 või midagi söökust oli jah. Hammast siis kukub neil aastas välja ja 2 päevaga kasvab uus asemele. Nii et terve see liivapõhi peaks olema aiambaid täis. Aiambaid täis praegu otsibki oma esimest hammast. Ja, läks kaduma just. Täiega tore oli minu arust. Sa võtsid kõik selle ära, nüüd see hakkab haisema. Ostsime mulle mingi tüüpüksid ära ja siis nad on veits suured mulle. Ja ma võtsin kaasa väiksed nõelad ja niidid. Ja mõtlesin, et ma katsetan ise need kokkusid tõmmelda, sest et ma olen korduvalt näinud, kuidas mu vanaema on neid niimoodi õmblend ja siin mu ema on ka niimoodi õmblend. Nii et ideeliselt peaks siit võtma vist mingi tsuti kokku ja siis siit poolt ka mingi tsuti kokku. Ja siis oleks juba natuke parem jah, eks rihma tuleb ilmselt nii panna, aga samas võib-olla, kui mul õnnestub väga hästi kokku võtta, siis võib-olla ei peagi üldse püksirihma kandma, mis oleks aga eriti mugav. Nii et vaatame, kui see õnnestub. But I believe with a dual battery, and I'm talking about, when I say dual battery, I'm not talking about the latest and greatest with lithium batteries. I'm talking about an ATM battery that costs just $300. I'm going to buy a new one, there's no market yet. And I'm going to buy a... Ütleme nii, et need õmblused ei olnud kõige paremad. Aga no ma ei ole ka professionaal. Aga mine päkki vaata siin. Jumal hästi toimis. Nii et ideeliselt otseselt ei ole isegi võib-olla rihma vaja. Siis on siuke mõnus, siin veits on ruumi.